tere! Tänane video ei ole üldse õmblemisest ja nagu te võite juures olevat pildilt näha, siis täna tulevad appi meile kruustangid ja täna hakkame natukene rauda väärama. Nii nagu video pealkirjast võisite juba lugeda, siis tegu on põletuspaja aluse raamistikuga. Mul venasel on üks pada, aga see pada ei seisa siis oma kumera põhja tõttu maa peal kõige paremini püsti ja mõtlesime idee välja, kuidas siis parandada seda ja täna hakkame siis seda tegema. Panen siit väikse kiirendusega video edasi käima, sellepärast et kõiki protsesse ei jõua videosse lihtsalt detailselt ära märkida ja kõigepealt tuleb meil saavutada üks selline võrdlemisi ümmargune 80 sentimeetrise läbimõõduga ring ja siis juba teised asjad. Nii, jätkame sealt, kus eelmine vaheklip pooleli jäi. Natukene eetriväliselt ka, sest et kõike ei ole vaja filmida, aga me oleme saavutanud nüüd sellel nii-öelda ringil oma kuju ja teeme siit ühe väikse lõike ja siis vaatame juba, milline ta välja näeb. Kuna minul ei ole kasutada siis sellist ringjoonelist pressi, siis te näete, et sellel nii-öelda kaarel on väiksed hambad sees. Tegin väiksed arvutused, et kui iga 15 sentimeetri tagant teha paine, mis on minu siis kruustangide mokkade laius, siis ma saangi sellise hea ringi. Nüüd natukene tuleb seda ringi vormida selleks, et ta oleks ilusti ümmargune ja et ta kuskilt ei painduks või et metallil ei oleks selliseid pingeid sees, siis on meil jalgu palju lihtsam külge keevitada. Nii, nüüd oleme jõudnud oma kaare timmimisega nii kaugele, et ta on meil siin täitsa olemas. Keerame natuke kaamerat ka siia poole. Ta on meil täitsa siin olemas. Oleme ta natukene kinni pumpinud selleks, et ta ennast lahti ei viskaks. Nüüd järgmine asi, mis meil teha tuleb, on see, et meil on 16 armatuurmaterjal ja sellest me lõikame välja 60 sentimeetri kõrgused siis jalad. Võib-olla see heli ei ole kõige parem, sellepärast, et meil siin keevitusaparaat natukene puhab, aga selle me saame siit hetkel ka veidi vaiksemaks panna. Ja praegu siis niimoodi jätkamegi, et teeme jalad valmis ja siis ma näitan juba seda, et kuidas me siis neid keevitama hakkame. Võib-olla siuksed väikesed asjad, aga metallitööde puhul on kõige parem märkimiseks kasutada mitte musta markerit, vaid on olemas siis sellised valged, kui teda loksutada, siis ta loksub sellised valged markerid ja see kindlasti jääb musta metalli peal palju paremini näha.
Nii, nüüd on meil siis 6 jalast 3 on välja lõigatud ja ei tee me seda sellist tabureti moodi 4 jalaga asja, kuna tegemist on ikkagi raske malmpajaga, siis paneme 6 jalga. Kindlasti kõigile, kes teevad esmakordselt metallitööd või tahavad seda nüüd proovida, siis kas kaitseprillid või kaitsevask. Et me võime küll teha seda nii-öelda säästuvarianti ja kissitada silmi, aga ma võin teile omast kogemusest öelda, et ülikehv on minna EMO-sse ja öelda, et mul läks metallitükk silma ja seda valu ei taha keegi. Aga me oleme nüüd välja lõiganud 6 jalga ja 6 jalga on siin ilusti olemas. Ma loodan, et nad on sellise millimeetri täpsusega ühepikkused ja kui me nad nüüd oma raami külge ilusti kinni paneme, siis me saame ka näha laua peale tõstes, et kas see jalad on ebaühtlased või mitte, midagi võib-olla tuleb siis maha lõigata. Aga nüüd on selle raami peale tuleb ära märkida siis ta 6 ja siis on meil olemas need kohad ja jätkame juba sealt siis. Nii, poole peal on asi, et teen siis ära selle jalgade otsade lihvimise, et kuna need otsad on kõik selles mõttes materjal on kergelt roostes on ja selleks, et keevitus hakkaks kohe toimima, tuleb need otsad ära lihvida ja kuna me ühe otsa keevitame selle raami külge ja teisele otsale teeme sellise väikse nii-öelda plaadikese ka siia alla, siis on hästi hea, kui on ta natukene sellisesse koonusesse siis lihvitud. Nii, ja nagu juures olevat pildilt näha, siis on kerge selline koonus peale. Sellega on palju parem siis alustada keevitamist. Mina kasutan keevitusena siis täna traatkeevitust. On olemas ka veel elektroodkeevitus ja saab veel sellist nii-öelda musta metalliga siis lasta tiikkeevitusega, minul on miig. Ja nende üldiselt kõik nad keevitavad metallid kokku, aga lihtsalt see vahe on, et kuidas miski asi töötab, et traadil on traat, elektroodil on elektrood ja juba tegin väikse katse. Mina keerasin enda aparaadile 100 amprit peale ja see on siis piisav võimsus selleks, et need metallid omavahel ilusti kinni keevitada ja et see keevitus jääks ka tugev. Nii, nüüd on siis meil valmis lõigatud ka väikesed neljakandilised tükid, mis lähevad siis selle sama jala alla siia. Ta ei pea suur olema, piisab sellest, et teda on seal. Siis otseselt see metalli ots, mis on 16 millimeetrit ainult, ei vaju kohe maa sisse. Me saame teha ilusa aluspinnase ja aluspinnasel jääb see jalg ilusti kandma. Ja nii on hästi. Aga selleks, et kõik oleks jälle mõnus ja miski ei lõikaks meil kätte või sõrme, siis tuleb need tükid.
nii, ja nüüd on siis kõik tükid lihvitud. Nüüd alustame sellega, et hakkame siis meie raamile teatud kohtadesse, mis on mul juba märgitud, siis neid jalgu kinni punkteerima ja keerame teisipidi, vaatame, kas nad on ühtlased, milline jalg vajab võib-olla natukene lihvimist ja siis juba läheb teisipidi ja plaadid kinnitada. Siis jääb meil veel tugiraamistik teha, mille ma teen suure tõenäosusega siuke 6 või 8 millimeetrisest armatuurist, et lihtsalt need jalad alt sealt kuidagi nihkuma ei saaks, et oleks nagu ühtlane ring. Ja siis on veel plaanis siuke väike üllatus, et üritan siis painutada natukene ilu selliseid ornamente ka. Aga kõik juba edaspidises videos. Nii, nüüd nagu juures pildilt näha on, siis jalad on meil alla keevitatud. Et katsume ta siia laua peale õiget pidi keerata ja vaadata, kuidas need kõrgused on, et kas nad on väga mööda meil ja kuidas. Kuna antud raamistik läheb tavalise maapinna peale, siis praegu vaatan seda, et need kõrguste vahed on nii väikesed, et siin ei ole muud kui toestused alla, nad kinni punktida ja siis tuleb natukene neid väänata ja panna siia need vahetugevdused ka vahele ja siis juba saab edasi tegutseda. Nii, nüüd olen esimese etapi ära teinud, ehk siis need plaadid kinni keevitanud. Nüüd kohe ilmub siia meisterkeevitaja siia kaamera ette. Annan talle kaamera tagant maski juba. Müts oleks kõige parem ka. Pane alla igaks juhuks, saada meid lendab. Ja mis me siis teeme? Me teeme veel niimoodi, et kuna mul ühelt poolt on nad kinni lastud, nüüd sealt poolt, kust ei ole lastud, siis sealt saab keevitada veel üle nad. Siis me vaatame nende nii-öelda, et nad oleks võrdsed vahed ja oleks enam-vähem sirged. Ja siis on kindlasti need ülemised otsad siit vaja kinni keevitada. Nii siit väljapoolt kui ka seespoolt, et kuna see raskus, mis sinna peale tuleb, on päris suur. Aga siis meisterkeevitaja saab võtta käpa ja asuda siis keevitama. Pane jah need kindlad. Ja lase siis nendele peale, kus on siit nagu laskmata vaata. No jah, nagu lase siit, et kui sa praegu siit poolt ei saa lasta, siis lase niimoodi kinni, lase niimoodi kinni ja siis keelame jah neid asju. Ja tahaksid kaamera tagant juhtida siis vaataja tähelepanu sellele, et kindlasti kui nüüd teha seda õmblust, siis igal traatkeevitusel on ka traadi peale tulemise kiirus ja kui nüüd keevitada, siis tuleb jälgida seda, et ei liiguks selle nii-öelda keevituskäpaga
liiga kiiresti eest ära, et see traat ei jõua seda metalli omavahel sulatada, et pigem seda tempot võtta nagu aeglasemalt ja siis saab see keevitus palju ühtlasem. Ja. Ma tulen ka nüüd natukene siia ettepoole ja nüüd, mis ma veel teeme, enne kui me nüüd hakkame neid natukene väänama, et meil ei juhtuks siit see keevitus puruks minema, on see, et me keevitame siit väljapoolt ilusti kõigile nendele jalgadele peale, et alumine ots on meil kinni keevitatud, me saame ilusti keerata ja nüüd siis meistermees laseb siia siis need keevitused peale, aga nii nagu ma ütlesin, siis et piisavalt aeglaselt, et see metall saaks omavahel kokku sulada. Siit kohalt. Jah, ikka. Tahaks öelda, et ega see õpetamine kerge ei ole, aga kui ei õpi, siis jääbki võtmed kätte andma, nii et tegutseme edasi. Nii, nüüd oleme jõudnud siis juba järgmisse etappi. Oleme siis nii-öelda taustal välja lõiganud vahearmatuurid ja nüüd on ainukene meie töö siis need siia kokku keevitada.
nüüd üks etapp on läbi saanud. Et me oleme suutnud toed ära panna, meil on jalad all ja selles mõttes, mis nüüd tuleb teha, on siis see, et me lihvime keevitused, eriti siit ülevalt poolt, natukene siledamaks ja sealt, kust on vajadus, et peab natukene üle keevitama, siis paneme sinna juurde. Nii, nüüd veel siis viimane asi, mis me teeme siia vahele, on sellised poolilu asjad. Äkki jääb nagu ägedam ja ega sellega rohkem midagi olegi. Keevitame need kinni ja siis võtame juba video kokku. Nii, tulen selle kaameraga natukene siia lähemale. Paneme ühe mürakasti kinni. Nii, nüüd põhiraam on meil olemas, jalad on kinni keevitatud, toeplaadid on neil all, lisaks on siia veel siis alumine selline toetusraam keevitatud ja ma arvan, et need on piisavalt tugevalt, et nad ei laguneks ja lisaks panime veel siia siuksed väiksed vahepulgad veel vahele. Nüüd see siit rändab siis meil Heade Mõtete linna ja seal saab ta kindlasti endale siis ka värvikihi peale, mis kaitseb teda siis roostetamise eest, et meie töö siit sellega siis piirdub ja selline ta saigi. Aitäh, et vaatasid, ole hea, pane kindlasti like, pane sellele kanalile telli, sest et olen kindel, et kui sellise tempoga jätkame, tuleb veel videosid erinevatest asjadest. Võib-olla juba järgmine kord räägime me üldse elektrist ja milliseid ühendusi kasutada ja millised nii-öelda elektritööriistad on vajalikud ka tavalisse igapäevasse kodusse, et kas või ära vahetada katki läinud lüliti või pistikupesa. Olge tublid!